See tempel oli üks selline koht, kui ma kindlalt tahtsin, või üks põhjus, miks ma tahtsin üldse siia linna tulla. Ma nägin TikTokis seda ja tundus mega lahe. Nägin, et kuskil üles saab minna õhtuti, just praegu ongi veidi õhtusem aeg, et õhtuti on need laternad põlevad ja saab minna teise korrusele, et hästi ilus näeb välja, vähemalt videote pealt. Ja sellepärast ma siia tahtsin tulla, aga ma ei tea, üldse kogu meie reisiga hetkel on see, et kõik kohad, mida me näeme, on kinni või ma ei tea, et ei ole saadaval hetkel või uksed on kinni, väravad on kinni igal pool, nii et võib-olla me natuke valel ajal ongi mingi hooldustajad, et üks koht, kuhu me ka tahtsime minna, oli Hualieni lähedal Taroko Gorge, mis on selline väga ilus park, national park või midagi sellist. See, kui me käisime ühel päeval giidiga, siis ta ütles, et ta oli kunagi ise seal giidijuht või giid ja ta ütles, et nagu sellest ilusamat kohta ei ole Taiwanis, et see on tema mingi lemmikkoht. Et ma küsisin, kas midagi selle sarnast oskad soovitada ja siis ta ütles ei, see on nagu ainulaadne koht, et ainult sinna peab minema. Aga noh, see on juba mõnda aega kinni olnud, et see on siis maavärinate ja taifuuni tagajärel ära lõhutud ja see võtab umbes 10 aastat aega, et seda uuesti taastada, kui jälle mingi maavärin seda ära ei riku juhuslikult, et võt selline kurb lugu ja siis ma ei saanud sinna minna. Et sellepärast sööbki alati plaane teha jooksvalt, et kui ma oleks selle võtnud enda kinnisi teeks, siis ma oleks üsna kurb, ma olen kurb nagunii, aga jah, et see lihtsalt tuleb olla paindlik selliste asjadega. Me ööbime põhimõtteliselt sellel ööturu tänava ääres siis. Et siin pakutakse sellist krõbedat sealiha, vist ribid, siis friikaid ja siis krõbedat kanaliha. Ja esimest korda siin inimesed tulevad, mõned tulevad nagu raha ka kerjama, et see on Taiwanis meil uus kogemus. Aga viisakalt keeldume, siis tulevad mingid tüübid suits põlemas käes, et kui suitsu jaoks on raha, siis ma ei tea, kasuta seda millegi parema jaoks siis. Et siin just enne siin tänaval käis liiklus, siis esimesed tulid ja siis hakati vaikselt kinni panema ka tänavat. Et nüüd on siis jah, mõlemad otsad on kinni ja nüüd on juba päris palju neid putkasid siin püsti. Nii, siin käib siin see booba turism. Nii, mis on esimene emotsioon? Päris on ka hea. Hästi kreemine. Väga hea. Để Mỹ nói cho mà nghe, tâm hồn này chẳng để lặng lẽ. Thương cho giót mẹ, thôi thì mặc phận đời mình chơi vơi. Để Mỹ nói cho mà nghe, tiết năm nay Mỹ vẫn còn trẻ. Xuân đang tới rồi nên Mỹ cũng muốn đi chơi. Này là mình đi theo giấc mơ sớm mai gọi mời, nơi vòng tay ấm em chẳng rơi. Hoa ban trắng nở đầy con bạn nọ,
nii tõehetk. Hannes proovib oma valitud veiseliha. Ta oli hästi igav ja lihtne. Lasi ainult soola peale panna. Aga nii saabki ju kõige parema maitse teada. Mulle ei maitsenud. Mina küll ei kurdaks, et see mõnus ja mahlane. Aga oleks võinud panna midagi põnevamat veel juurde siia küll. Selles suhtes on aval õigus. Mingid vürtsi äkki. Seal oli mingi cumin and spice. Miks kööbned ja mingid asjad. Liha väga hea mahlane. Me võtsime guavat. Ma ei tea, ma arvasin, et see on siin mahlasem. Aga ta on nagu veits toore sõul minu mõnest. Pole halb, aga ma uuesti vast selle pärast nagu seda ei ostaks otseselt või noh. Ta on nagu okei, kui keegi ostaks, siis ostaks, aga mingid emotsioone ei tekitanud. Jah, minu arust ka ta oli natuke selline õuna maitsega, natuke selline hapukas. Ta oli hea, aga jah, sellepärast jooksma ei hakkaks päris. Aga hea, et sai proovitud. Teame ka, kuidas guava siis maitseb. Nii, järgmisena proovime ära selle bataadi pallid, siis maguskartuli pallid. Siin saab erinevad kastmeid ja 50 kohalikku dollarit siis, ehk siis kuskil alla 2 euro. Nii, me siis proovime neid palle. Ma arvasin, et äkki nad panevad siia mingi šokolaadikastapile, aga tegemist on sellise šokolaadi kakaopulbriga. Ta on päris krõbe. Raske on seda tikku siia sissegi saada. See on kuum ka või? See maitseb nagu natuke nagu mochi. Jah, väga hea. Ja üllatav on see, et on seest suhteliselt tühi. See on nagu nätske. Ta ei ole päris magus, ta ei ole päris soolane. See magusust annab ka nüüd see šokolaadipulber siin peal. Väga mõnus. See on küll üks hea asi. Täiega hea. Asmõr. Saad erinevate maitsetega võtta. Iga ühele oma. Nii, võtsime siis viimase asja ja tulime koju ära väljaseks soojaks meie jaoks ja kõhud said juba täis. Aga see peaks olema siis Porkbelly mingi sausage. Jah, porkbelly sausage koos kimchiga. Jah, ma ühe ampsu juba võtsin. Vorst oli küll, ta oli pehme, aga ma ei tea kuidagi imeliku maitsega. Mina ei ole eriline fänn. Äkki Ave? Ei ole meie tassik teed. Natuke nagu jahuvorst või? Jah, siuke nagu väga odav vorst või siuke kehvem vorst. Ei tea, kipsitsime näppudega. Jah, kuna meile mingit söögi asju kaasa ei pandud, tavaliselt pannakse. Kimchi selle poolest on hea. Proovime ka siis. Polegi kätega varem söönud seda. Õnneks kodus ei käsi pesta.
Kimchi on küll väga hea. Selle poolest plusspunktid. Üks huvitav asi, mis minu jaoks oli uus, oli see, et enamus ööbimistes palutakse mitte WC-paberit visata WC-potti, sest asjad lähevad umbe lihtsalt. Nende torustik ei ole piisavalt hea, et siis viskad prügikasti selle. Täna on teisipäev ja meil on täna küll juba pärastlõunane aeg. Polegi täna kaamerat kätte võtnud, et meil on siin Eesti uudistes me olemegi teistelt saanud teada, et siin on taifuun tulemas Taiwani üldse nagu siia Hiina ja Filipiinide kanti, et siin taifuun möllab, mis pidi päris karm olema ja meie kandis on ka vist mingi hoiatused kuskil antud, võib-olla mul Facebookis tuleb hiina keeles ette vahepeal. Siis lasen ära translate'ida, et täpselt ei ole aru saanud. Mis meie nagu tajume on see, et siin on lihtsalt väga vihmane ja nagu ma eelnevalt vist maininud ka seda, et me tahtsime minna ühte rannapiirkonda, aga seal oli hästi tugev tuul ilmateate järgi ja hästi vihmane ja selline tormine, et siis me sinna ei läinud. Ja täna, kuna vihma sajab, siis käisime kaubanduskeskuses näiteks, käisime vaatamas niisama seal ringi, saime ülihead mingit tiramisu jäätist, pehmet jäätist, mega maitsev. Ja nüüd tulime vaatama siin koht nagu Pier 2 Art Center või midagi sellist, et siin pidi olema, ma teagi, kuidas kulki on nagu sellised veidrad või nagu naljakad kujundid ja asjad, et selline väga popp asi, mida siin jällegi teha, siis praegu ei saja, natukene tibutab, võib-olla loodame, et mingi hullu paduka kätte ei jää. Sẽ lại phải nghỉ ngơi hoặc bàn trắng trên đường chấm nở đẹp như tâm hồn em còn ngây thơ. Em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ é đây này. Với thế sao quả bao không nằm trên tay để bao chơi lại chìm đắm trong mét sách. Ngày xuân này miệng một xinh xinh trong váy hoa, không đi làm sao biết ngoài kia một mai là sương hay nắng tỏa. Cơ hội này mẹ sẽ nắm lấy vì không cần một ai sắp tay và hết hôm nay mình sẽ trốn khỏi nơi đây. Để mình nói cho mà nghe tâm hồn này chẳng để lặng lẽ. Thương cho gió mẹ thôi thì mặc phận đời mình chơi vơi. Để Mỹ nói cho mà nghe Tết năm nay mình vẫn còn trẻ. Xuân đang tới rồi nên Mỹ cũng muốn đi chơi. Này là mình đi đâu giấc mơ sáng mai gọi mời nơi vòng tay ấm em chẳng rơi. Teisel pool paistavad sõjalaevad ja siin on ka igasugu erinevad laevad. Ei tea, mis laevad nad on. Ma pakun, et need kaks siin on lootsilaevad, aga mida mina ka sellistest asjadest tean. Ja siin on süksed laevad, mida mina pole küll varem näinud. Siis nagu katamaraanid, aga pealt näha nagu tavaliselt laevad. Coast Guard, näed, piirivalvelaevad järelikult siis. Jah, seal on ju mingi radarid isegi ja väga huvitav. Nii. Siin on ka mingi piirivalvelaev, aga natuke teistsugune. Hoa ban trắng nở đầy con bạn nọ, hương sắc còn chưa phai. Đời mình đâu có mấy vui, có sao lại buồn. Biết ngày mai trắng đêm nay tròn vuông. Em không bắt qua bao rời rồi, tiếc không một đời đơn côi. Để mình nói cho mà nghe. Nii, õhtu juba käes ja nüüd läheme siis edasi ühele Kaohsiungi kõige suuremale turule. Jah, Night Marketile siis, mis selle nimi oligi? Rui Feng. Et vaatame üle, mis seal head pakutakse. Thank you. Nii, võtsime siis Scallion Pancake. Selline
taigen pluss siis need roheline sibul kuivatatud kujul. Ülihea krõbe. See erinevalt maitsestada ka. Väga palju erinev maitseaineid oli valikus. Me võtsime pipar ja mingi spicy. Jah, mingi spicy asi. Mega hea. Krõbe. Üks asi, mida me tahtsime veel rääkida, mis on meie jaoks uus, mis siin näidatakse, on niimoodi. See on 5. Kus nad näiteks ütlevad 500, 50, midagi niimoodi nagu ülikaua, ma ei saanud aru, mida see tähendab nagu. On huvitavad käemärgid. Ja siis teine asi, mida me oleme varem ka siis tähele pannud, on see, et kui me kutsume kedagi siin niimoodi, aga neil on niimoodi, nagu mine minema, aga tegelikult nad mõtlevad tulla siia. Ja Austraalias meil oli ka malaisekatest töökaaslased vahepeal. Ja siis nii mitu korda oli see, et näitaski nagu niimoodi, tema mõtles, et tule siia. Aga mina hakkasin nagu just nagu ära minema, vaata, et meie jaoks see on see, et Kasi minema? Jah, kasi minema või et nagu selja taha liigu. Aga siis lõpus küsisime, et nagu mida sa mõtled selle all? Ja ütles, ei, see tähendab, et tule siia. Mõtles, mis asja, et tule siia on ikka niimoodi ju. Ei, me näitame niimoodi. Võtsime vahepeal Jääteed. See mõnusad apelsini tükid. Yummy. Oolong tea. Et Taiwan on kindlasti selline söögiturismi koht, et kuna ta on selline tänavatoidu mekka, et siis jah, suure osa ajast me sööme. Söök ja loodus. Söök ja loodus, jah. Seda me oleme teinud. No nii, eile ka proovisin liha. Selle lihaga kusjuures oli nii, et mida rohkem ma seda sõin, seda rohkem see mulle meeldis. Tegemist on veiselihaga. Jah, veiseliha. Sellised grillitakse sul koha peal ära. Jääb selline ülimahlane, seest hea pehme. Sellega vist on samamoodi, et mida rohkem tükke ära söön, seda rohkem meeldima hakkab. Seda liha, mis nad koha peal sul selle leeklambiga grillivad, seda soovitan küll proovida. Väga hea. Spontaneous Hannes. Tahtsimegi sellist asja osta. Meil ei ole õrna aimu, mis asi see on. Siiamaani tegelikult väga täpselt ei tea, aga tundub, et need on sellised väiksed seened. Ja, ma arvan, et seened. Suht okei maitsega tead. Päris hea snack. Ave oli ekstra skeptiline, millest ma saan aru. Aga tundus selline huvitav asi, mida proovida. Meil on kõhud on täiesti punnis. Tee peale võtsime siis viimased asjad veel, need maguskartuli pallid. Need on mul lemmikud asjad siin. Just, et need on ka üks minu lemmikuid asju siin. Kindel soovitus, et neid peab proovima. Ja igasugune need lihaasjad, need paneeringuga kana ja siis veiseliha ka, mis nad teevad seal selle leeklambiga, et väga-väga head asjad ja proovida kindlasti ka muid asju. Meil on viimased 2 päeva, tegelikult juba, kuna ma nii hilja võisin vlogi kaamera kätte, siis tegelikult põhimõtteliselt 1 päev on jäänud veel. Me oleme tulnud täna Taipeisse, eks ongi selline 1,5 päeva või 2 päeva, ütleme nii, on Taipeis meil veel. Ja siis me lähmegi juba või tulemegi juba Eesti. Natukene hakkame juba ära väsime tegelikult, et me kokku olime sinna 10-11 päeva.
kindlasti, kui ma oleksin saanud mõndadesse kohtadesse minna, siis oleks võib-olla see 10-11 päeva piisanud. Hetkel tunneme, et tegelikult juba on piisav. Igal juhul, kui me oleks saanud minna igale poole, kuhu me tahtsime minna, siis oleks see 10-11 päeva olnud piisav. Aga kuna hetkel siin taifuun möllab, siis me ei läinud mitmesse kohta, kuhu me oleksime võib-olla tahtnud minna, mis on okei, aga jah, et me tunneme hetkel, et tegelikult see 10-11 päeva nagu isegi pikem aeg, et me oleksime täna juba valmis koju minema, ütleme nii. Aga ei, me naudime veel, võtame viimast, mis meil veel võtta annab siin. Ja jah, igal juhul Taipeis oleme hetkel täna, me tulimegi Kaohsiungist Taipeisse ja Kaohsiung on siis põhimõtteliselt teisel pool Taiwani otsa ja me tulime 2,5 tunniga põhimõtteliselt siia majutusse välja, enda eelmisest majutusest, mis siis hõlmas ühte metroosõitu, rongijaama. Rongijaamast sõitsime mingi 1,5 tund midagi, sõitsime kiirrongiga. Siia kiirrongi kiirus võtab peaaegu 300 kilomeetrit tunnis välja. Ta on üsna kallis, aga ma olen kuulnud, et Jaapanis on veel kallim, nii et siin me maksime 2 peale äkki 150 Austraalia dollarit. Noh, jagada see umbes 2 käiks 80 eurot umbes 2 peale, mis tegelikult tundub nagu päris mõistlik hind. Nüüd me tulime mingile tänavale, kus on tänavakunsti selline põnev. Anime on hästi teemas igal pool loomulikult. Siin on see Laterna tänav, millest rääkisid. Jah, ma ütlengi, et äkki valmis või? Jah, valmis. Tagumine, jah? No proovi. No usun sinusse. Täitsa nõme. Nii, tulime nüüd Rahoe Night Marketile või Rahoe, vabandust. See peaks olema siis kõige suurem, üks suurimaid Night Marketeid Taipeis. Väga palju inimesi. Jah, nagu nägime, väga palju inimesi. Siin on näha siis, kuidas neid saiakesi teha. Et sellise seest tühja tünni sees, nagu siin on kinni kleepunud need. Ja selline on siis lõpp tulemus. Mis need on? Bonus pork ribs. Võtame. Võtame. Huvitav, mis need siin on? Siin on need head kartul või maguskartulipallid. Sellised sea ribitükid siis. Roided on ära lõigatud. Aga väga mõnusad krõbedad. Ka kindlasti soovitame. Nii. Äkki on viimane nii, kumba tahad? Näge päti. Päti on kips.
Yes. See on üks asi, mida me oleme otsinud siin pikalt. Guabao ehk siis Taiwani stiilis hamburger. Peaks olema selline pehme kukkel. Keedu kukkel vist. Ja siis just sellised asjad on vahel. Ja nagu Ave ütles, siis nende sees aurutatud. Little bit.谢谢. Nii, siin on ka natuke sea kõhutükki on vahel, natuke rebitud liha moodi asja, natuke rohelist ja selline keedu kukkel. Huvitav. See on ka mingi maapähk või mingi värv. Veits kuiv. Nii, kukkel ja sellise Taiwani purk söödud siis. Mõtlesime, me oleme nüüd see natuke mahlasem, natuke kuivaks, aga mõtlete, et keedu kukkel on selline imelik rõve asi, aga tegelikult on räigelt hea, väga hea pehme. Järgmised mingid kukli või purksilaadsed asjad. Mõtlesime, et proovime selle ka ära. Hakib ja rebib seda liha seal ja seal tundub, et need kuklid küpsevad. Selline näeb ta siis valminult valmis. Natuke on vist rohelist asja ja siis on sealiha. Sa ei filminudki. Ma vaatasin silmadega. Nii, võt selline näeb ta välja. Nii, meie hinnang, et parem kui see eelmine, aga jube tuttava maitsega on kuidagi. Ja me ei ole päris kindlad, mis see on. Me mõtlesime, et äkki nagu lihapirukas, see parema rebitud lihaga, aga tundub, et meile need krõbedad asjad ka väga lähevad peale, et kõik, mis on krõbe, on hea. Kartulikrõpsud sellised spiraalis. Shaved ice with glass jelly. Sellised karamelliseeritud marjad. Barbecue fish cake. Seda saab ühe kaupa ka huvitav. Väga uhked kalafilee tükid. Midagi lõhelaadset ja siis ka tuunikala äkki. Ligana. Väga hea. Ligana ka hea. No vot. Ma uuesti võtaks. Päris suur kausitäis on ka. Ikkagi suur jämeda jalaga seen. Ma ei tea, mis eesti keeles on, mingi kuning auster servik või midagi taolist äkki. Scallion. Scallion pancake. Scallion pancake on see vist jah, ehk siis sibula pannkook. Vau. Seal ongi see Taipei 101 torn või 101, nagu nad ütlevad. Higi lappab. Vaatame seda. Nii. Filmib mu higi või? Jah, Ave on täiesti higine. Oh my god. Mina ka. Tilgad voolavad alla. Päikese kreem kulub kõik maha.
jah, panin päikesekreemi, aga suur osa sellest kindlasti kulub maha, aga päris suur osa sellest rajast on nagu päikese käes ka. Ja noh, trepisammud ütleme nii. Ja praegu keskpäev. Keskpäev jah, siuke 33-34 kraadi sooja. Mõnus. Kui üks suur osa meie reisi põhjusest oligi siis bubble tea, siis loomulikult me pidime tulema sellisesse kohta, kus see justkui pärit on. Et ma ei oska nüüd seda nime öelda, aga siis kohast on ta justkui pärit ja võtsimegi originaalset teed, issand on nii kaunis välja, aga originaalset teed ja ootame nüüd seda, järjekord on pikk. Nii, proovisime nüüd selle tee ka ära. Ma ütleks, et see on ikkagi väga hea, aga noh, eks ta on originaalretsept, et seda on ju ikka täiustatud ja veel paremaks tehtud, ma arvan. Aga see on ka täitsa hea. On ikka hooned siin. Arvan. Võite, kas siin on ka nagu kohustus?